aga ma mõtlen seda näiteks see välimuse osa teema on ju. Et mis see kõige suurem hirm on nagu selle välimuse osas, et mis siis saab, kui ma ei saa oma välimust tagasi? Nii, liigume silmaarsti juurde. Vaatame, eile ma sain solumetrooli, näost punane, silmaalus natuke turses. On just päiksekreem peal. Väikest ma ei tohi saada niimoodi. Ja vaatame, mis silmaarst räägib. Outfit of the day, väike pross. Nii, mulle tehti nüüd kõik võimalikud nüüd tegelikult tehti 2 uuringut ja arst vaatas üle ja praegu on kõik stabiilne. Vasak silm on tuhmim, silm mõnitab. Kas on esimene jah? Ikkagi ükskord tuleb trepist minna. Ma peaks hakkama selleks influkaks, kes ütleb, et kui inimesed lifti astuvad, mõtlen mingi, vabandust, ma filmid praegu ise ei saa. Nagu juuksid on need pihvid, kes on panevad tripoodi mingi aidvängeli peale ja siis kogu juusaal on peal ja siis mingi panevad mulle järjest ära kõik. Kõdus. Ma ei tea, mis mul pooleli jäi, aga praegu kõik on stabiilne. Ja mu energia on hea. Tegi peale seda solumetrooli on jälle seda energiat. Nii, teeme ühe asja ära. Mul vaja oma tablat sisse võtta. Ühe võtsin. Ma ei tea, kas mul on munts või? Ma enam ei mäleta, mille ma seda ajasin. Nii. Meil on südamele, petalokk, tirasool, kilnääre. Ma ei tea, mu käed on vist sitased. Ja siis on kibe neerupealistele pool hüdrokortisol. Kibe rõe. Kibe rõe. Nii, vesi peale. Ma panen kõik kellaajalised ka kiiremis, kella võtan neid. Ja millal ma mida vähendan. Ma arvan, selle südame teema ma saan varsti juba maha võtta, et see solumetrool lihtsalt tekitas seda. No, see kilnääre tekitas selle, ma sain korda ja siis solumetrool lasi seda edasi. Lasi seda edasi mulle, siis kilnääre tablette, kuna kilnääre on ka korras tegelikult, aga jällegi solumetrool, natuke võis seda kõigutada, siis me hoiame tabletti. Et ma arvan, et kui ma nüüd arsti juurde lähen, siis me võime poole peale panna. Ja sa pean ise ekstra tubli olema ka. Oma kilnääret mitu unustada. Ja ma mõtlen seda oma elustiili ja toiduga. Ja siis, mis meil oli, neerupealised, tegelikult arstid juba ammu ütlesid mulle, et ma võin, aga ma ikkagi vaatasin iseenda enesetunde järgi, et praegu ma juba vähendasin. Ja siis varsti võib selle ülend ka maha võtta jällegi. Enne peab see, eile oli viimane solumetrool, see kõik kehale anname natuke aega, kas isegi paar nädalat on väga okei. Ja vaatame siis, kuidas on, mis tulemused on. Kõik on positiivne praegu, paneme hetke seda. Siuke mingi Sweden bränd leidsin, täitsa puhas on. Täitsa puhtad need, mingid õlid on sees, see ei ole küll vegan. Aga mul oli vaja midagi kiiresti ja siin on mesilasvaha sees. Vaja midagi kiiresti ja sootsalt ja seal oli 2 tükki pakis ja maksid 3 €. Nii, silmad on niisutatud. Nüüd on vaja midagi süüa. Siis ma ootan mul see prantsia ka, et jalutada ka, et mul on vaja seda igapäevast jalutuskäiku ka. Või niimoodi, väikegi sillerdab korralikult. Kui ma vaatan uuskeskus, kas seal on mingid ägedad nokamütsi või üldse mingid kaabud. Ma pean ka varjuma praegu.
selle imelise kevadise päikse eest, aga vist ma nagu väike teenager emo küll. Vaata siin. Ja see ei kõlba kuskile varjamiseks. Okei, see on mingi klassik. Kas te olete valmis mu kaabuleidudeks? Mina ei ole. Ei. Siuke haemi mantel. See ei ole ikka minu teema. See on nii äge. Aga see on mulle tight. I need number bigger. See on täitsa kuulus bränd ju. Jessica Simpson. Mis ta maksab? 23. Nii, siis on tükk Mango Blues. See on ilus, aga ma tean, et ma ei hakka seda kandma. Ka ilus kleit, aga see on mulle väike. Sukapükstes kõik rullub. Paistes. Kõik on paistes, kõht on paistes. Kas on natukene söödud ka. Muidu on ilus kleit. Aga lihtsalt on mulle liiga taitsid. Mul on nii maha. Nii, siis on selline kleit. See on isegi päris seksi. Aga mul see kutu on ikka nagu volditab, sest iga pidi see sukapüks on ka siin mingi. Ja kui me seal ära peidame selle kutu siit, siis tegelikult see on ilus kleit ju. Noh, mis teha? Oota, kas ta paistab läbi? Ma ei tea. Paistab läbi? Ma ei tea. Ma mõtlen. Kuitu. Okei. Ma võtan selle ja annan endale aega. Muidugi noh. Ma ei tea, palju see maksab. See on Saara oma. Ma ei tea, palju see maksab. Mis sa sellest arvate? Oli veel niisugused valgid. See on nunnu ja äge. See on nagu siuke, mida ma tegelikult tahaks endale. Aga jällegi mitte siukest vanakest. Ja natuke liiga valki on ta minu süges. Ma olen mingi miset lihtsalt. Ma ei saa siukest asju kanda. Aga mulle meeldivad. Kuidas teile selline? See on nagu matustele vist midagi selle. Hi. Nii. Vaata, mis see veel. Mul tegelikult oli siuksed siin 2 tükki. Need on mul Hispaanias veel kuskil autos seisavad. No, Kerli. Tahad piitsa või? Ma filmisin, ära mõretse. Kuule, see on äge ju. Jaa, aga see on mingi matustele vist minnaks sellega. Sellega ma lähen piitsutama kedagi. Paraadi. See on nunnu. Miau. See on nunnu. Okei. Väike zebra. Iha. See on tegelikult äge kavu. Maksab 100 €. How good looking is that person? Давай, show us. In my dirty room. Who cares? Hi. Hey. 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 Hey, теперь шпагат. Да. Поехали. So Martin, she's my friend from Latvia who has been living in UK for 10 years, yeah? 14. 14. 14. 14 лет.
Такой красавчик. О, бути. Gymming, gymming I hard. think I'm gonna pair this outfit. Me suundume Triinuga nüüd Armeenia toidufestivalile ja ma olen Aserbaidžaan, ma ei tea, kas mind sisse lastakse. Sa saad lõuga seal. Ma saan lõuga seal, šašlõkiga näkku. Lähme vaatame siis. Lähme küll hästi. Issand jumal. Oh my god, mis seal toimub? Nii. Aitäh! On hea või? No osta! No cheers! Alkohoolik. On hea või? Nad maitsevad nagu mahladest või? Nad maitsevad nagu mahla pigem või? See maitseb nagu Gruusia vein, siis ei ole Armeenia vein. Triin, miks sa ei tantsi? Ma olen eestlane. See on sulle või? Aitäh! Tahtsin öelda Aserbaidžaani keeles aitäh. Napoleon ja see on mingi huvitav asi, mingid Armeenia rohud on siin sees. Taimed, vaatame. Ei tea, mis see on, midagi väga huvitavat. No, see on nagu need Dolma lehed. Viinamare lehed. On ju? Ja, aga see on väga hea. Jaa. Maitsen siis. Ma ei saa seda lahti. Näed ka kuiv või? Aga see on ikka väga hea, ma ei tea. Ma ei ole vist ühtegi halba makaroni saanud mitte kunagi. Ja tead jah. Meie uued mütsid. Triinoma on tegelikult lägedam, aga mulle ei sobinud see nii hästi kahjuks. Otse Balti jaama truult. Jaa, 15 eurot. Esiteks aitäh, et olite minuga jaanuar-veebruar, mis olid sellised päris rasked ajad, teadmatus ja kogu aeg oli sellist tagasilangust ja tervise osas on ju, või noh, kogu see mis see sõna nimi on? Teekond ongi olnud minu tervisest. Ja see YouTube, mets on ikka kaunis. Et ka minu igapäevaelu praegu ongi õues käimine ja söömine. Ja natuke vaikselt sõpradega kokku saamine. Ma arvan, et selle märtsikuu ma teen ära. Niimoodi, et ma lasen endale puhata. Ja aprill on see, kus ma hakkan vaikselt elu peale tagasi tulema. Ma pean hakkama trenni tegema. Ja ma ütlen, et minu see värk ei olegi kõik asi nagu mingi kehakaalu mingi alandamises, vaid see on nagu puhas tervise teekond. Et see trenn on ka nagu, miks minna on ainult nagu tervise pärast, et mulle meeldib olla toonuses, ma ei ole mingi peenike tüdruk. Ja
ja see ei olegi mu eesmärk, mulle meeldivad mu kurvid, mulle meeldib mu keha, aga lihtsalt kui ma ei ole sellega tegelenud järjepidevalt üle aasta aja, siis see keha hakkab ära vajuma ja ma ei tea, käed ripuvad ja ei ole ju lihtsalt lihastoonus nagu, et tervise mõttes ka, et oleks jalad tugevad ja nii edasi, et ma tahan juba minna tagasi sinna trennilainele, aga vaikselt ma pean vaatama, kuidas mu südamega praegu on, et ma ei saa oma pulssi kergitada, et see kõik jah, võtab aega ja sellest ma ütlengi, et ma vaatan, kuidas see märts nüüd kulgeb. Homme on 15. märts, ütleme nii, et pool on minna siis on ju. Kuigi mind teades ma arvan, et alustan varem kuskilt, kuigi homme on pühapäev, mu sõbranna kutsus mind yin joogasse, mis on hästi rahulik, et isegi joogast alustamine on ülim mulle, ka just minu peale. Et jah, ja nüüd sest ongi ainult aeg ja ma arvan, et minu suur lootus on elus see ka, et ma saaks selles mõttes, ma saaks oma näo tagasi, ma saaks oma välimusse tagasi. Et üks asi on see, et su sõbrad ütlevad sulle, et sa oled ilus ja sa oled nagu nii ilus, aga nagu see ei ole minu nägu nagu. Mul ei olnud silmad turses, mul ei olnud enam nägu nii turses, mul ei olnud silmalused turses, mul ei olnud üks silm rohkem punnis kui teine. Et mu üks silm ei näinud sitemini ennem kui teine. Et jah, see ei ole mina nagu. Ja ma väga igatsen ennast, ma igatsen seda sivilli. Mitte ma ei oleks praegu kuidagi positiivne ega midagi, aga lihtsalt seda head energiat, nagu kui sa nagu kuidagi satud sellisesse olukorda tervisega, siis sa kuidagi oskad ennast kõrvalt vaadata. Sa kuidagi suutsin oma kehast välja astuda ja näha seda Sevilli, kes oli, vaata, on ju. Et ma enne arvasin, ma olen ilus, aga lihtsalt nüüd ma arvan endast veel rohkem, et nagu, et see Sevill, kes oli, ma näen lihtsalt, kui kaunis ta oli, vaata. Ja ma nagu oskan mõista inimesi, kellel on ka nagu ütleme, välimusega võib-olla mingid muutused olnud ja sulle öeldakse, et oi, sa oled ikka ilus, sa oled ikka ilus ja traali-vaali ja see kõik on väga armas, aga see nagu tühistab selle tunde, mis inimene nagu tunneb ja selle võib-olla, kes ta oli või seda on nagu raske seletada võib-olla sõnadesse, kui sa ise pole nagu läbi teinud mingeid asju. Ja üleüldse see haigus on minus väga palju empaatiat tekitanud selles osas, et sa ei saagi kunagi mõista seda inimest, kui sa pole ise samas olukorras olnud. Kas mis iganes valikud, toiduvalikud, emotsioonivalikud, reageerimisvalikud, kõik siuksed asjad, et jah, et ainult siis kahjuks sa suudad 100% empaatiat anda, kui sa satud sinna olukorda. Ja ma fucking loodan, et ei pea olema selles olukorras. Ma loodan, et te suudate inimestele empaatiat pakkuda niimoodi, et ei mõista kohut nendele. Kui see oli mingisuguse loogikaga praegu öeldud. Ja, aga igatahes ma ei tea, ilm on nimeline, see tuulehiil, see värskus, mis sul praegu siin on. Ma hoian oma telefoni, mu käsi on väsi, mul vaja trenni minna. Aga ma mõtlen seda, näiteks see välimuse osa teema on ju. Et mis see kõige suurem hirm on nagu selle välimuse osas, et mis siis saab, kui ma ei saa oma välimust tagasi? Ja ma arvan, et see on mingid sellised romantilised asjad, mingid ootused, et kes mind, see ei ole see, et kes mind tahab, mingi bla bla bla, vaata, mu enda nagu enesekindlust lihtsalt mul ei ole seda, vaata. Et minna teidile või kohata inimest nagu meesterahvast ja nii edasi, et aga ma mõtlen nagu seda,
kui sellist asja ei oleks siin maailmas, kui see ei oleks üldse oluline, see ei eksisteeriks meil ja ma saaksin lihtsalt vabalt elada niimoodi, et mul on okei olla terve elu üksinda. Mul ei oleks mingeid, ma ei tea, pere eesmärke, mul ei oleks mingeid, ma ei tea, mis abielu unistusi. Ma lihtsalt oleks siuke praegu, ma oleks terve sellise näoga. Ma lihtsalt läheks kuskile reisile ja ma lihtsalt reisiks terve maailma ringi, kui poleks mitte mingeid ühiskonna, see ei saa olla ühiskonna surve, see on kõik minu nagu unistus ju. Samas on ka ühiskonna surve. Ei tea, jah. Tere! Ei tea. Igatahes minu point on jah selles, et tegelikult mind ei kotiks ju. Ma arvan, mitte kedagi ei kotiks, millised me välja näeksime, kui me saaksime südamest saaksime elada seda elu, mis me päriselt tahame. Mis oleks see, kui sul oleks nagu piiritu elu selles mõttes, et see finants, mingid romantilised suhted, mingid lapsed, vanemad, pered, kui mitte ükski asi sind kinni hoiaks, mis see oleks, mis sa nagu teeksid oma elus? Kui oleks oluline, et sul on korter, et sul on pangaarvel raha ja sellised asjad nagu. Kui need poleks olulised, mis sa teeksid? Ma lihtsalt reisiks maailmas ringi. See oleks see, mis ma teeks. Ma lihtsalt reisiks maailmas ringi. Lihtsalt ma tahaks lihtsalt tervet maailma näha. Kogeda erinevaid kultuure, toite, ma ei tea, kuskil New Zealandi zipline'i kalla lasta, mägedes ööbida telkida ja mis iganes. Kui see nagu, aga siuksed asju tehes sa pead neid asju planeerima praeguses olukorras finantsiliselt, mõtled, oi, ma olen 36 kohe, ma ei saa enam minna, ma ei tea, 5 aastaks tripile, ma pean ju abielluma, ma pean ju lapsi saama. Siuke vask. Nii, kus mu auto on? Siuksed mõtted, lambi mõtted. Ja ma ütlen ausalt, see laste teema mul ka juba vaikselt. See ei ole vaikselt, ma arvan, see lihtsalt see tervis hirmutab ära, vaata, et sa mõtled, et selles mõttes see tervis hirmutab ära, et see laste saamine on ka suur stress kehale ja isele ja last kanda ja pärast last kasvatada ja kõik sellised asjad pahad elus mõtlema. Aga ja siis ma mõtlen, mis fucking maailma ma selle lapse üldse sünnitame. See on mingi hullumaja, mis praegu maailmas toimub. Aga ma tegelikult tahan lapsi. See ei ole praegu siis jutt, et ma ei taha lapsi, lihtsalt need on need mõtted. Vaat,